Tere! Jälle on Robert siin ja aeg on jälle rääkida mõningatest asjadest. Kui me eelmises videos me rääkisime sellest abiandmise märgist või siis hädamärgist käega, siis täna me räägime ühest huvitavast nähtusest, mis on meie Eesti inimesed kahjuks lõhki ajanud ja mis ei ole sugugi mitte hea meie noorte seisukohast. Ja millest jutt on? Jutt on sellest nii-öelda konservatiivsusest ja liberaalsusest. Ja selle taustal on läinud asi väga inetuks, sest konservatiivsed, mina ütlen jutumärkides konservatiivsed inimesed, kes on siis need kõige õigemad eestlased, võib-olla siis tõesti, mina ausalt öelda ei tea, mis see kõige õigem eestlus on. Kas seda üldse ongi olemas? Nagu öeldakse seda, et rahvus ei ole geneetiline, vaid rahvus on fiktsioon, konstruktsioon. Ja viimane siis üritus, mis siis tõi suuremat vastukaja sotsiaalmeedias, oli siis see presidendi roosiaia vastuvõtt 20. augustil ja loomulikult ilmus sinna kõik igasuguseid tegelasi. Ja loomulikult pistsid nii-öelda kommenteerima õiged eestlased, et need on Eesti eliit, kes hävitab ja Eestit ja ma ei tea, mis kõike veel. Väga halbade sõnadega kohati lausa. Sõimusõnaks on muutunud liberaal, kuigi tegelikult need õiged eestlased liberaalid, õiged eestlased konservatiivid, ei tea tegelikult sellest liberaalsuse definitsiooni üldsegi mitte. Nemad arvavad, et see on homoseksuaalid ja selliste teistsuguste ühiskonnakihtide esindajate mingisugune väljamõeldis või mingisugune tegevus. Ei ole. Liberalism toetab inimese arengut individuaalselt, ehk siis iga inimene on oluline, mitte ei ole üldised moraalireeglid, kuigi ma ei tea, mis need moraalireeglid on, kes need moraalireeglid paika pani. Ütlen ka seda, et tihtipeale on seda, et need moraalireeglid on paika pannud inimesed, kes ise ei julge midagi uut katsetada, kellel on mingi kompleks mingis asja suhtes. Ja nad tahavad suruda ka teisi enda raamidesse, et neil oleks mugavam elada ja et nad siis on rahul sellega, kui kõik on nendesugused, aga ei pea olema nii. Ja väga kahju on seda sellest, et hakatakse noori, just koolinoori suruma mingitesse konservatiivsesse traditsioonide raamidesse. Ja poliitilised kooslused, kes on siis nagu seda nõuks võtnud, et kõik peab olema väga traditsioon. Kõik see on, oi jummal, midagi muud on Eesti rahvas on hävinenud. Aga vaadake, inimesed, kes te seda räägite, et liberalism hävitab Eestit. Ei ole nii. Teie ise oma nii-öelda konservatiivsuse ja traditsioonide ja asjadega tõukate noori Eestist välja ja sellest eestlusest eemale. Te ei arvesta sellega, et kõik ei taha elada teie poolt pakutud õiges konservatiivses traditsioonilises maailmas. Maailmas on palju erinevaid võimalusi ja palju huvitavaid võimalusi. Need inimesed kahjuks ei saa aru, et kõigile ei sobi hommikust õhtuni rääkida mingisugusest õigest eestlusest, jälle jutumärk, eks ole, vahtides iga päev mingisugused, ma ei tea, kelle iidolite pilte, kuulata mingisuguseid kõnesid
See hakkab mõnes mõttes on see, et see konservatism hakkab meenutama omamoodi sellist omamoodi diktaatorlikku või agressorlikku riigikorraldust, isiku kultust selles raskemas astmes. Isikukultust me näeme ju ka praegu isikukultust Põhja-Koreas, Lähis-Ida maades, Venemaal ja ausalt öelda ei taha sellist asja. Iga inimene on indiviid areneb erinevalt. Suruda midagi mingisuguse traditsioonilisse sotsiaalsesse normi, et nii peab olema, ei saa ja ei tohi teha. Sellepärast on ka see, et minu õpilased koolides on öelnud ka seda, et ma lahkume Eestis sellepärast, et Eestis halvustatakse teistsuguseid inimesi ja seda tõesti tehakse. Igale poole eriti hullupöörde on võtnud mitte konservatiivide, vaid nii-öelda traditsiooniliste väärtuste pooldajate poolt, et on võetud endale eesmärgiks vaenata LGBT-d ja homoseksuaalseid inimesi. Jaa, vaenake, aga sellisel juhul lõpetage palun rääkimine Eesti põhiseaduse täitmisest, mida te alalõpmata räägite ja kisate. Eesti põhiseaduse üks paragrahvidest ütleb, mitte kedagi ei tohi diskrimineerida sotsiaalse kihi või mis tahes muul alusel. Tegin praegu kokkuvõtte. Aga see, kui te hakkate rääkima, et need sinna, need tänna, need kappi, need voodi alla, sellega te tegelikult rikute seda põhiseadust, mida te ise kogu aeg tsiteerite ja kogu aeg nõuate selle täitmist. Just nimelt seda punkti te rikute. Mõelge sellele. Ja, tulge nüüd mulle, ja te võite mulle ka muidugi nüüd vihaseid kirju ja kommentaare pilduda, palun. Aga see ei muuda seda, et põhiseaduses olevat punkti see ei muuda. Igatahes mitte enne seda, kui on tulnud selleks kas vastav muudatusotsus või siis Riigikohtu otsust või Riigikogu poolt tehtud seaduse muudatust. Nii et selles mõttes on tegelikult kurb, et selle nii-öelda selle eestluse alles hoidmiseks tegelikult peletatakse eemale neid, kes võib-olla kes oleksid potentsiaalselt selle eestluse hoidjad. Need, kui sulustada hakatakse mingit sotsiaalset kihti kusagilt välja sulustama, ükskõik mis tahes alusel, see ei ole konservatism ega traditsionaalsus ega eestlus ega rahvuslus. Rahvuslus on see, kaitse oma, aga aktsepteeri teisi, kuni nad ei teeks midagi seadusega keelatud. Nii et tegelikult võiks isegi öelda seda, et osa Eesti eestlusest põhineb vihkamisel. Et vaename hakkame kedagi vaenama, sulustame selle sotsiaalse kihi välja ja siis oleme kõvad rahvuslased, ei ole. Mina leian, et see on hoopis nii-öelda sotsiaalne või sotsiopaatiline probleem nende enda inimestel. Sedasi. Ja loomulikult on olemas seadused, mis asju piiravad, aga lõpmatuseni piirata ja karistada ei saa ka loomulikult. Me oleme demokraatlik õigusriik, mitte diktaatorriik. Ja loomulikult
loomulikult on siis see, et meie järeltulev põlvkond ei lähe ka sinna, ei taha ka seda. Jälle siin üks poliitiline kooslus räägib jälle selle sooneutraalse abielu üle rahvahääletuse korraldamisest, aga vähemuste inimõiguste üle enamus otsustada ei saa, see on inimõiguste vastane. Kuniks see vähemus ei tee midagi seadusega keelatud, kedagi ei ohusta, seniks ei ole midagi teha, seniks olge rahulikud. Ja mitte kedagi see sooneutraalsus ei puuduta. Te võib-olla arvate, et puudutab, aga ei puuduta. Teid kõige vähem, kes te selle vastu olete. Nii et tänane video sai siis selline. Ma loodan, et minu mõtteteras oli siin palju mõtlemisainet ja kohtume järgmises videos.